Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Armsad sõbrad, ülestõusmisaja 3. pühapäeva või teist pühapäeva pärast ülestõusmispüha nimetatakse ladinakeelse nimega Misericordia Domini, mis tähendab issanda heldus või issanda halastus. See ladinakeelne sõna misericordia tähendab kaastundlikku, isegi haledat südant, nii et issanda halastus, issanda halastav kaastunne ja heldus, see on meie tänane teema. Meie tänane evangeelium on pärit Johannese evangeeliumi 10. peatüki keskelt ja ma usun, see on üks tuntumaid evangeeliumi tekste või vähemalt selle algussõnad on väga tuntud. Ma loen nad teile ette ja ma usun, te nõustute minuga. Jeesus ütleb siin, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Ma ütlesin, et tegemist on ühe tuntuma evangeeliumi tekstiga või vähemalt selle teksti, selle lõigu algussõnad on väga tuntud. Need algussõnad on mina olen hea karjane. Aga ma alustaksin õigupoolest kahest esimesest sõnast selles lühikeses lauses. Sõnadest mina olen, kuna need sõnad on märksa tähendusrikkamad, kui esimesel hetkel tundub. Eks me kõik ütleme ju aeg-ajalt, et mina olen seal või siin või isegi mina olen see või teine, aga kui me mõtleme nendele sõnadele Piibli kontekstis ja Jeesuse suus, siis me võiksime öelda, et need sõnad mina olen on peaaegu et Jumala nimi. Jeesus ilmutab neid sõnu kasutades oma jumalikkust. Kuidas nii? Tuletame meelde, kui Jumal ilmutas ennast Moosesele ja Mooses küsis, mis su nimi on, siis Jumal vastas, mu nimi on mina olen. Jumal on see, kes on. Võiksime öelda, kes ainsana on tõeliselt, sest et tal ei ole algust ega lõppu, ta on igavene ja kõik muu on saanud oma olemise, oma olemasolu ja elu temalt. Kõik muu, see tähendab ka meie. Ja siin ütleb Jeesus, ja mitte ainult siin, vaid tegelikult mitu korda evangeeliumis, mina olen. Ja need on sõnad, mis Jeesuse kuulajaid võisid vapustada, rabada ja ka pahandada, sest nagu öeldud, need on peaaegu et Jumala nimi ja Jeesus näib siin ennast samastavat Jumalaga. Meie teame, et ta ongi Jumal, ta on Jumala ainusündinud poeg, kes on meie pärast inimeseks saanud. Ja see oli tegelikult peamine süüdistus, mis talle hiljem juutide suurkohtus esitati. Teda süüdistati ju Jumala teotuses, enda tõstmises Jumalaks. Aga ta mitte ei tõstnud ennast Jumalaks, vaid ta on Jumal. Tegelikult me ju teame, et ta hoopis alandas ennast, saades inimeseks meie pärast, meie päästmiseks, meie taasühendamiseks Jumalaga. Aga jääme praegu siia selle meie evangeeliumi teksti juurde ja peame siis meeles,
et kui Jeesus ütleb siin mina olen hea karjane, siis nende sõnade kaudu me saame teada midagi mitte ainult ühe inimese kohta, jah, Jeesus on tõeline inimene, aga me saame nende sõnade kaudu teada midagi Jumala enda kohta, sest Jeesus on tõeline inimene ja tõeline Jumal. Me saame teada, et Jumal, seesama Jumal, kes on Jeesuses Kristuses meie pärast ja meie õndsuseks inimeseks saanud, ta on karjane. Ta on hea karjane. Või kui tõlgiksime kreeka keelest otse, siis võiksime öelda, see kõlab ehk natuke kohmakalt eesti keeles, aga mulle tegelikult meeldib selline tõlkimisviis. Võiksime öelda, et ta on, Jeesus ütleb, mina olen see karjane. Kreeka keeles kasutatakse siin määravat artiklit, aga sellega see eesti keele seisukohalt kohmakus ei lõppe. Mina olen see karjane, see hea. Ka hea ees on määrav artikkel ja kui me niimoodi tõlgime, siis me saame aru, et Jeesus ei räägi mitte lihtsalt ühest karjasest paljude teiste karjaste hulgas, siin ei ole tegemist mitte lihtsalt ühe võrdpildiga, vaid Jeesus ütleb siin, et tema ongi see karjane, keda on oodatud, see karjane, kellest kõnelevad iidsed prohveti kuulutused. Ja tema on see hea. Ta on karjane, kes on tõeliselt hea. Jeesus ütleb tegelikult ise, et üks on hea. See on Jumal, meie isa taevas. Aga me teame, et Jeesus on inimeseks saanud Jumal. Tema on see karjane ja tema on see hea. Jeesus ütleb meile siin, et temas on täitunud kõik need iidsed tõotused, mille täitumist prohvetid ja esiisad ja tegelikult kindlasti ka väga paljud Jeesuse enda kaasaegsed pikisilmi ootasid. Temas on need iidsed tõotused täitunud. Tema on see karjane, keda on tõotatud ja oodatud, see hea. Prohvet Hesekieli raamatus näiteks kinnitab Jumal, vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Otse kui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laiali pillatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päeval. Tema, Jeesus, on see karjane, see hea, kes on tulnud, et omad päästa ja kokku koguda, et nende eest hoolitseda. Ta muretseb nende pärast, ta armastab neid, tema süda on täis heldust ja halastust nende pärast, meie pärast. Ma tuletan meelde tänase pühapäeva nimetust või teemat Misericordia Domini, issanda kaastundlik, halastust täis armuline ja helde süda. Aga võime meenutada veel teisegi karjase tekste Vanast Testamendist. Vahest kõige tuntum nende hulgast on ju see. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, vanasti tõlgiti surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Issand on mu karjane. Aga milline siis on see hea karjane? Hea karjane on see, kes hoolib oma karjast, kes muretseb oma lammaste pärast, nagu prohvet Hesekieli raamatus öeldakse. Hea karjane on see, kes hoolib, et tema karjal oleks piisavalt süüa ja juua ning tõepoolest hoolitseb selle eest. Hea karjane on see, kes vaatab
oma loomade, oma lammaste järele. Ta vaatab, et nad endale viga ei teeks, et nad ennast ohtu ei seaks, et nad ära ei eksiks. Ning kui mõni neist siis on viga saanud või ära eksinud, siis hea karjane otsib teda, toob ta tagasi ja turgutab ning ravitseb teda. Hea karjane kaitseb oma karja röövloomade ja kahtlemata ka vaenulike inimeste eest. Hea karjane elab koos oma karjaga. Ta tõuseb koos oma karjaga üles ja läheb edasi. Ta jääb koos oma karjaga peatuma ja läheb öövarjule. Ta sööb ja joob koos oma karjaga. Ta hoiab oma karjal kogu aeg silma peal. Aga Jeesus ütleb meile siin midagi veelgi rohkemat. Ja me võimegi küsida nende Jeesuse sõnade põhjal, et aga kas isegi väga hea, isegi tõeliselt hea karjane, kas ta peaks minema nii kaugele, et ta sureb oma karja eest? Kas karjane peaks oma karja oma lammaste eest surema? Me teame ju, et tegelikult peetakse karja selleks, et karjalt midagi saada ja viimaks ka nendelt loomadelt elu võtta. See paraku kuulub meie reaalsuse juurde. Kas karjane peaks surema oma lammaste eest nende asemel? On tõsi, et hea karjane ei põgene, kui ta näeb ohtu tulemas. Hea karjane ei käitu nagu vääritu palgaline, kes hoolib ainult iseendast. Aga kindlasti ei saa me ka isegi parimalt karjaselt oodata, et ta oma lammaste päästmiseks oma elu reaalselt ohtu seaks. Et ta tõepoolest sureks nende lammaste eest. Jeesus ütleb, et tema on selline karjane. Tema on selline karjane, kes annab oma elu oma lammaste eest. Tema on see karjane, keda on oodatud, see hea, see tõeliselt hea, kes ongi tulnud selleks, et anda ennast meie eest, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. See tähendab, et Jeesus, see tõeliselt hea karjane, on teinud mõõtmatult rohkem, kui ühelt karjaselt iial nõutakse. Ja see mõõtmatult rohkem tuleneb muu hulgas ka sellest, et tema, kes on andnud oma elu meie eest, tema on ju Jumal. Meie aga oleme inimesed, tema loodud. See tähendab, meie lunastamiseks makstud hind ületab lõpmatult meie väärtuse. Ma ütlesin ennist, et me kõik oleme saanud oma olemise, oma olemasolu ja elu Jumalalt, kes on kõige olemise allikas. Jumal võiks luua miljardeid maailmu ja universumeid, aga seesama Jumal, kes seda võiks teha, hoolib nii väga neist, keda ta on loonud meist igaühest, et on andnud oma poja meie eest. See tõeliselt hea karjane on teinud midagi arusaamatut, midagi mõistetamatut. Ta ongi andnud oma elu meie eest, kes me ei ole seda mingil viisil väärt. Sest meie tõeline väärtus ei seisne mitte meis enestes, vaid selles, et Jumal meid armastab. Tema silmis me oleme väärtuslikud. Ta hoolib meist ja hoiab meid nagu oma silmatera, nii nagu Vanas Testamendis öeldakse. Jumal tõesti armastab meid nii väga, et on andnud oma ainusündinud poja meie eest. Jah, issanda halastust, heldust, armu ja kaastunnet täis süda on seda teinud, on teda selleks sundinud. Jeesus kõneles sõnad endast kui heast karjasest tõenäoliselt Jeruusalemma templis viibides. Arvatavasti selles eesõues,
kus müüdi ja osteti ohverdamiseks mõeldud loomi. Neid loomi, kes pidid surema kas tänu või patu- ja lepitusohvrina, süüohvrina inimeste eest, kes nad ohverdasid. Jeesuse ja tema kuulajate silme ees oli sel hetkel, kui ta rääkis endast kui heast karjasest, kes annab oma elu lammaste eest, palju lambaid ja teisi loomi, kelle saatus oli otsustatud. Mõne tunni või mõne päeva pärast peavad nad surema. Nagu öeldud, ohvrina nende inimeste eest, kes nad võtavad, preestri ette viivad ja siis seal maha panevad, et preester nad altaril tapaks ja ohverdaks. Nende lammaste keskel rääkis Jeesus endast kui heast karjasest, kes annab elu lammaste eest. Kui me tõlgiksime need Jeesuse sõnad, kui ta ütleb, et mina annan või hea karjane annab oma elu lammaste eest kreeka keelest otse, siis sõna-sõnalt oleks see tõlge selline. Hea karjane paneb oma hinge maha lammaste asemel. Ma ütlesin, et seal oli palju lambaid, kes võetakse ja viiakse ja pannakse maha preestri ette, aga nüüd on meil siin Jeesus, Jumala inimeseks saanud poeg, kes ütleb, et tema paneb hoopis oma hinge, oma elu maha lammaste eest. Nende lammaste all peab ta silmas muidugi meid, et mitte ükski meist ei peaks igavesti surema ega hukkuma, vaid et meie eest oleks toodud jääv ohver. Meie eest ei ole preestri ette maha pandud mitte üht või teist ohvri looma, vaid meie eest on sinna pandud Jumala ainusündinud poja hing või elu. Kreeka keeles on hing ja elu üks ja sama sõna. On ka teisi sõnu elu kohta, aga ka seda sõna, mida me tõlgime esimese tähendusena kui hing, võib tõlkida kui elu. Tema on andnud oma hinge, oma elu meie eest. Tema on tõeline ja igavene ülempreester, kes on ohverdanud iseennast Golgata risti altaril meie ja kogu maailma eest. Meie pattude pärast, sellepärast, et meie oleme sellised, nagu me oleme. Et meie oleme Jumalale selja pööranud. Et meie oleme tihtipeale nii isekad ja halastamatud. Sellepärast on Jumala halastust täis haavatud, kaastundlik süda pidanud meie pärast kannatama, meie pärast muretsema ja viimaks surema. Ta on seda teinud selleks, et lepitada meid Jumalaga, et taas ühendada meid meie elu ja olemise allikaga. Et võita meile kätte kõikide meie pattude andeks andmine, et puhastada meid süüst ning kinkida meile igavene elu. Jeesus Kristus, meie risti löödud ja üles tõusnud issand, on see karjane, see hea, kes ainsana võib tuua meile ja kogu maailmale elu. Jah, kogu maailmale, sest nii nagu ta ütleb, tal on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast, needki peab ta juhtima, et oleks üks kari ja üks karjane. Ta on tulnud, et anda oma elu kõikide inimeste, viimase kui ühe, ja see tähendab ka meie igaühe eest. Jeesus on seda teinud. Ta ise ütleb, et ta on tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Tema surma ja ülestõusmise läbi on meile kingitud igavese ja tõelise elu kirjeldamatu rikkus. Tema on see karjane, see hea, kelle süda on tulvil halastust, heldust, kaastunnet, muret ja hoolt meie pärast, kes on oma südame avanud meile selleks, et meil oleks seal igavene ja õnnis eluase.